Ja, olen täna siia kogunenud, et rääkida asjadest. Majandustulemustest. Kuidas siis? See kõlab nagu, mis sul oli? Samurai bürokraat. Ja, oli küll võtt. Aga rääkis Samurai bürokraat, siis Questus on tagasi. Tundub, et me oleme võib-olla see aasta isegi tihemini eetris kui eelmine aastal ühe korra tegime podcasti. Okei, siis on väga madal. Okay. Alustasime tugevalt. Alustasime korra 2 kuus. Ja siis juhtub nagu iga inimesega ära vesib. Ja enne aasta tuli üks kord, aga äkki tuleb see kord isegi 2. Täna igastes võtsime laua taha Jürgeni, Magnuse ja tuli meile ka rääkima siuksest mängusüsteemist nagu Sake, tuli Rainer. Nii, aga teie kodus hommikut ei tea ja ei näe ja ei näinud ka, sest me mängisime täitsa oma soodu, aga meil oli just, ta on öeldud 4-tunnine mäng. Mis lõppes sellega, et meie samuraides said siis lihtsalt potentsiaalsed alkoholimagnaadid. No, me võime väikse TLDR-i teha, et ühesõnaga me alustasime Fantaasiamaailma Saaremaal, mis oli 4 jaotatud, 1 osa oli meil. Siis, ma ei tea, me olime juba mõnda aega olnud seal valitsejad, siis me läksime väiksele jalutuskäigule, suured kroonid peas, 3 kesi ja siis tuli 3 matsi meile vastu. Ja see kombat lõppes siis sellega, et mina, kes ma olin samurai bürokraat, minul oli mõõk läbi roiete, täpselt kopsudest mööda, mul oli 1 HP alles, 1 vastane tõmmati pooleks. Magnus, sul oli vist ka päris kibe olukord. Ma olin 3 peal, nii et palju paremas olukorras. Ja siis meie, mis su tegelane oli? Naputu Kurasaki. Suutis vastasel võtta 2 näppu ära, mille peale see vend kaotas moraali ja jooks minema. See 2 eri lööki. Et see on üks kogemata juhtumine, 1 korda kogemata. 2 korda muster. Just. Ja see, et 3 ei olnud, see on lihtsalt ebaõnnestumine. Ma ei viitsin teda. Ja, kahju hakkas. Nii et ühesõnaga peale seda me võtsime siukse mitu kuud pausi, kus me natuke liikusime siis nii-öelda riigi või oma domeeni valitsemise juurde, kus me siis oma naaberriigist röövisime ära printsi, siis tegime suure skämmi, mitte hakanud krüptot müüma, veel on vara, võib-olla mõnesaja aasta pärast, aga skämmisime läbi selle printsi natuke tuhhi sisse, siis tulid suured uhked Rootsi kunn tuli kohale, et davai, 12 kilo, võtame teie 1 tüki maad ära, ütlesime, et davai, Tim, tegime selle transaction ära, panime viinavabriku maha, tulevikus ostame laeva, läheme selle viinaga mere peale, piraadid, that's the shit nagu. Nii et see on siuke 4 tundi, väga konarlikult lihvides kokkuvõtte. Võib ka nii kirjeldada, jah. See on põhimõtteliselt tegelikult see, mis sa, Rainer, mõtlesid, kui siis saket luues, et umbes siuke... Jah, põhimõtteliselt tegelikult jah. Tegelikult jah, nagu selles mõttes, et kogu see mängusüsteemi nagu arendus või miks üldse tegelikult saigi alguse, et mul on üks mängija, Sven, sõber, kes nagu armastab näiteks viinavabrikuid algatada või igasuguseid muid siukseid businesseid teha ja kogu aeg oli vaja mõelda mingisugused süsteeme välja, ja lõpuks see kasvas siis nagu terviklikuks mänguks. Nüüd müüa oma riik maha, alustada, teha viinavabrik ja pärast hakati piraadiks, see on täiesti loomulik ja loogiline nagu Sake mängu stsenaarium. Minu mängijad teevad recap'e täpselt nii, et sul võib väga sügav mäng seal taga olla ja siis lõpuks tõmmatakse mingi paar klouni, tõmbasime, panime tongi ära, tehtud. Aga ma arvan, enne kui me sinna Sake juurde hüppame, räägiks üldse sinust endast, mis su taust on ja läbi selle siis horoskoop ja tähtkuju, see on väga tähtis. Ja kuidas siis natuke hüppan nagu ette ka, et meil läbi jutu tuli nagu välja, et see juhtus nagu loominguliselt. Näed, ei oska rääkida, me 4 tundi juba. Loomulikult. Ta teab sõnu. Ma ei saa, ma olen 4 tundi rääkinud, see on too much. Aga jah, ühesõnaga, et sealt taustast kuniks
siia, on ju, selle sake sünnini. Nii, Ahah. tähtköö. Jaa, kalad. See ei ütle mulle mitte midagi, nii et väga, liigume edasi. See on delfiin. Sa jätsid mulje lihtsalt, et sul on ka palju sellist ajaloo teadmist või lihtsalt kuna sake on ka veits siuke Aasia traditsioonid ja kõik see maailm, et kas siis sa oled kuidagi läbi oma enda päris elu, töö või muu hobiviisidega nagu ajalugu on mulle nagu hobiliselt, ma olen, kuidas öeldes, nagu see history buff või midagi sellist, on ju. Ka tegelikult 6 aastat elust ajaloopätena teeninud, et Make sense'i. et selles mõttes ajalugu on igal juhul nagu teema olnud ja ei sake nagu selle fantaasia maailma, mida sake on mõeldud kirjeldama, taust on varauusaeg, siis 16-17 sajand, et loomulikult, kuna see fantaasia maailma kirjeldamiseks mõeldud, siis ta on natukene selline voolavam, et seal ei saa nagu otsest nagu paralleeli luua, et see on nüüd mingisugune 17. sajandi Rootsi aeg Eestis või 15. sajandi Jaapan või midagi sellist, on ju, aga kui tahta ühte nendest mängida, siis põhimõtteliselt selleks ta töötab, on ju. Kes ma muidu olen, ma olen metallikunstnik. Vapsee. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma võtan metalli ja teen sellest asja. Aga mitte sepp? Jaa, ma ei nimetaks, ma ei ole nagu sepp selles mõttes, et ma õppisin kunagi ehtekunsti, aga praegu viimased tööd on sellised public sculpture'id nagu kõige lähem siin on Ülemistes, saate vaadata Ülemistes, see suur vihmavari on minu tehtud ja minu ja ühes mu sõbra tehtud. Okay. Kui mitu katanat või wakizashit sa oled teinud? 0, absoluutselt jah, et ma ei ole sepp. Okay. Isegi mina tegin kunagi katana tööpas tunni raames. Oli hea või? Kohutavalt halb, nagu visuaalselt ka tagasi mõeldes ma olen hea meel, et see on kadunud, aga see oli terav, siis ma läksin õpetajad hindamisele, et sobib ja siis oli tal üks nõue enne hindamist, et tõmba see tera nii-öelda maha, siis piki käi ja sai sealt tõmmatud korraks, endal oli väga valus. Mõõgal oli hullem, aga 5. Okay. Ma arvan, et siuke haletsusest pakatav 5, aga 5. Katanas sai lõpuks lihtsalt käepidemaga pulk. Ta alustas ka, ta oli alati see. Katana on see, mis sa mõtled, ta on. Aga ühesõnaga üks, et sa siis langesid nagu tabletop RPG-de peale. Sa võid rääkida sellest ajaloost? Okei, jah, see ajalugu tegelikult saab alguse minu kooliajast põhimõtteliselt, ma olin äkki mingi 14-15. Mul oli mingi klassivenna, see oli mingi 90 lõpp või 2000 algus, mingi klassivenna vend mängis Dungeons and Dragonsi second editionit ja siis ta andis oma nooremale vennale või noorem vend sai ka mingi välja prinditud raamatu sellel kellelgi kuskilt internetist välja prinditud, me ei osanud isegi normaalset inglise keelt, et seda kõik lugeda, on ju. Ja siis me hakkasime mängima ja põhimõtteliselt nii ülejäänud on ajalugu, aga jaa, et sake-süsteem, kogu aeg kasutame seda lühendit, sake tegelikult see on Sorcerers, Adventurers, Kings and Economics, lühendina sake. Selle nagu arendus sai alguses sellest asjast, nagu ma ütlesin, et oli kogu aeg vaja mingi economic systemid luua oma mängu jaoks, kusjuures nagu mida me üldse mängisime, tegelikult me mängisime kogu aeg mingisugused veidraid häkke, kus oli nagu mingi hunnik mingeid reegleid siit-sealt enam-vähem koos, on ju. Ja need selle veidrate häkkide külge tekkisid siis need sake nagu economics reeglid ning äkki kuskil mingi 5 aastat, 6, midagi sellist tagasi on ju, tundus, et tegelikult võiks selle kõik luua üheks ikkagi terviklikuks mängusüsteemiks
ja siis tekkis natukene niisugune nagu periood, kus nagu mängitud sai võib-olla neid veidraid häkke, aga samal ajal ma nagu töötasin siis nagu nullist üles mängusüsteemiga, sest ja ülejäänud on ajalugu on, et nüüd detsembris andsin selle basic rulebooki välja on ju, mis on tasuta downloaditav, siis jaanuaris andsin välja esimese seikluse, mis ei ole enam tasuta downloaditav, mis on tasuliselt downloaditav ja praegu siis full rules ja kõik see süsteem jookseb Kickstarteris. Nii, okei, nüüd me oleme jõudnud ja see on tänane päev. Backstory saanud ära. Nüüd kuulajal on kindlasti küsimus, et mis süsteem siis on ju, et ma olen endale kirjutanud niimoodi, et võib-olla sul on lihtsam seda seletada nii, kui sa ütled, et ongi, kellele see tehtud on, et mis see sulle nagu... Ühesõnaga, ta ongi tehtud kellegile, kes mängijale GM-ile, kes tahab nagu, kellel on rohkem niisugust nagu economics või mingi kingdom building'u huvi, et nagu see nimi endast sisaldab, on ju, et Sources Adventures, Kings and Economics, et kui me võtame selle nagu nii-öelda full rulebooki ette, mis pole veel välja antud küll, aga mis on olemas, on ju, siis pool sellest on tegelikult kingdom building'u reeglid ja pool sellest on siis nagu kaubandussüsteemide reeglid, on ju. Ehk siis ta on mõeldud see mängijale, kes tahab, et see osa nagu süsteemist, mis tihtipeale nagu on teisi selliseid mänge veel ja on mänge ka D&D-l on mingisugused lisasid, on ju, aga et see osa süsteemist oleks mõeldud samaaegselt või see on see põhi, mille peale ta tegelikult on ehitatud, on ju, et kui sa tahad nagu mängida mängu, kus see kingdom building'u osa on nagu suur osa või kauplemine, mingi piraadi, mingi merchant'i mängimine on suur osa, on ju, siis võib-olla sa ei taha mängida mängu, kus see osa on nagu pandud nagu viimasena külge või keegi on nagu vägisi keevitanud selle külge, sest ta nagu ei tööta eriti hästi, kogu aeg hakkab tegema küsimused, et näed, aga te teate küll enam-vähem, et kui kasutan maagiat, muudan selle mingisuguseks kullaks enam-vähem, et mis nüüd siis juhtub, on ju. Et sellisele mängijale on see mõeldud. Muidu süsteem ise, kui nagu sellisest individuaalsest perspektiivist vaadata, üks PC perspektiivist on D20 on ju, on see Basic Dice on ju ja Point Buy. Ta läks oma selle loomise kõigega hästi sügavale, et minu kogemus on ainult 5E-ga ja nüüd hiljuti rohkem need narratiivsemad mängud ka, Monster of the Week ja Masks, et minule siuke nagu numbritega ja eriti sügavale minev mehaanilisus oli täiesti uus. Ma ühtepidi olen ka tegelikult otsinud midagi säärast, et näiteks me rääkisime enne ka sellest tegelase loomimisest. Ei tööta. Et sul on 100 XP-d ja siis sa hakkad ehitama oma tegelast, on ju, vastavalt sellele, et 3 XP-d maksab see üks asi, paned siia +1 ja nii edasi, nii edasi. See oli mul täitsa uus kogemus, aga vist Magnus või kellelgi oli... No ta on Pathfinderile natukene sinna moodis, kui ta on mingi korpside jukast nii-öelda muud süsteemide laadne, siis seal on, kui 5E-d kritiseeritakse, et on liiga lihtne, siis see peab see võrdluspunkt olema liiga lihtne võrreldes millega ja see millega ongi tegelikult see, et selle puhul on ka, Sake puhul on ka, et seal on nagu palju nagu süsteemi sees. Aga sellepärast paljud paindlikud point buy süsteemid annavad ka mingid vabatahtlikud arhetüübid ette, et okei, kui sa ei taha pildida, sa võid võtta, et teedki endale samurai või teed endale sorcereri või et siis võtta leheküljelt see pild, et sa võid täiesti custom asja teha, mida iganes kokku miksida, aga sa võid ka võtta nagu aluseks, et tahad olla mingi munk, nad siin on olemas. Ja, siuksed arhetüübid on nagu alustamiseks väga vajalikud ja ühelt poolt teisteks alustamiseks ja teiseks ka, et mingid suunised on ka vajalikud, kuidas seda edasi nagu arendada tõesti, et
kui sa nagu ei taha kohe alustada mingi väga nagu sügavuti nagu nende reeglite uurimisega, aga noh, üldiselt et point by süsteemil on omad plussid ja on omad miinused nagu class süsteemilgi on ju, et point by pluss on see, et sa saad teha selle nagu ükstaspuha, mis ma tahan nii-öelda on ju, et panna kokku peaaegu ja miinus siis see on ju, et sa tegelikult ikkagi pead nagu tutvuma nende erinevate võimetega, et kui sa nagu saad selle oma XP kätte ja tegelikult ei tea, mis sellega peale hakata, siis ja väga juhuslikult seda jagad, siis ka tulemused võivad tulla väga juhuslikud. See T20 süsteem puhtalt, ma värsketest ise sattusin mingi video asjale kuskil peale, kus neid nagu süsteem natuke nii lahti, et see T20 süsteem ju tähendab väga suurt juhuslikkuse muutujat. DND võtab seal omaks selle pointiga, et su seiklus saab muutuda sekundiga sõrmust teadandast Monty Pythoniks, et sest täring ütleb ei. Et kas seal oli ka mingi mõte kordagi või mingi hetk, et äkki T6 on suht popp süsteemi nii-öelda formaat või kas 20 on või lihtsalt? Mulle meeldib lihtsalt ka tegelikult see suurem võimalus on ju. Nüüd Sake puhul muidugi see ka on ju, et kui nende numbrite nagu suurusi hakata võrdlema või et siis ma tegelikult ei ole ise isegi mänginud, aga ma tean, et seal on nagu numbriskaalad on. Jah, DND ise on nagu numbriskaaladelt nagu need boonusid on suhteliselt palju väiksemad näiteks võrreldes Pathfinderiga on ju, siis Sake need numbri suurused on pigem võrreldavad Pathfinderiga, et kui sa nagu esimest korda selle nagu esimese arhetüübi kätte saad, et siis sul need võib-olla kõige suuremad plussid minust, sina mängisid selle Azure Warrior, minust selle arhetüübil seal juba osad oli vist +10 on ju, et mingil skillil on sul +10 seal küll. Midagi oli vist jah. Jah, aga teistel juba, et kui sa nagu saad need XP-d kätte, ütleme, et oled juba 10 mängu näiteks mänginud, on ju, kampaania on ju pikem on, et siis tegelikult mingisugused põhiskillid ja asjad hakkavad minema nagu päris kõrgeteks numbriteks, on ju, et selline on nagu mingi +20 millegile kuskile lisada, on ju, et kus ta nagu selles mõttes, et sa nagu nii väga enam ei faili nagu, on ju, aga see sinu skaala ongi siis 20 kuni 40, mis sa veeretad tegelikult. Ja, see on tavaline mängides, et muidu, et ütleme näiteks sul on tegelase kontseptsioon, et ta on vibukütt, on ju, et ütleme, tal on siis mingi vibu laskmine +5, aga mis see näiteks T20 +5 tähendab, et 25% punkti keskmisest matsist kõrgem, et see ei ole tegelikult väga palju. Kui sedagi, või tõenäoliselt keskmine mats on mingi +2-3, et piltlikult see samb oli tõesti nii suur, et see point on, jah, see on õige point küll, et sa oled väga lahkenud nii-öelda süsteemi mõttes punktide lisamisega, mis on, jah, vähendab seda 20 probleemi natukenegi. Et jah, kui level 1 siis istuvad, see ongi 6 plusside peal, siis ega näiteks 5 ega ta ju väga kergelt üle 3 või asja, nii-öelda kohal küll ei jagagi, et see T20 on palju kurjem. Ta on kurjem ja ta samal ajal, kui see, ütleme, et kui sul on see T20 +20, siis ta tegelikult jätab ikkagi selle 21 võimaluse ka, on ju, et tegelikult ikkagi on võimalik, on ju, et sa ei jõua nagu päriselt välja ka nüüd selleni, et sul on nagu, sa oled lihtsalt permanentselt kõigist täiesti parem, et sul ei ole nagu, teistel ei ole lootust sinu vastu üks pool, mis sa teed, on ju, et sul on ikkagi see teine pool on ka olemas, on ju. Okay. Et need difficulty levelid nagu eriti just domeeni reeglites on tihtipeale siuke keskmine nagu difficulty level on seal nagu mingi 20 ja 30 vahel on ju, et mis tegelikult tähendab suhteliselt seda, et kui sa oled seal nagu jõudnud +20-ni välja on ju, siis tegelikult on siuke 50-50 on ju tihtipeale. Süsteem toetab tugevama spetsialiseerumist, et millest tegelane tugev on ja oleneb mis kampaaniat mängida, aga mingites kohtades küll on, et võib-olla kui minna nagu sellist just kui nagu me täna ka mängisime, et kus kõik võtsid selle domeenijuhi nagu rolli on ju, siis jah, sellises olukorras nagu ta toetab seda, et kui sa oled nagu see mingisugune majanduse juht seal domeenis on ju, et siis sul see nagu majandusoskused oleks kõrged on ju, et loomulikult sa võid mingi EPC sinna valgata, aga kui sa tahad seda ise teha, et siis võiks olla kõrged on ju.
aga kui kampaania on näiteks olete seal nagu piraadilaeva peal, mängite nagu nii-öelda piraati, on ju, siis jah, okei, seal kaptenil on need geograafia navigatsioon, on ju, ja kaurimeestel võib olla ballistikud, on ju, aga seal nagu see hulk nagu mingi skill'e, mis nagu peavad kindlasti olema, on ju, selleks, et õnnestuda võib-olla ei ole nii suur, või noh, rohkem võimalik valida nagu. Aga lihtsalt, et mul vahepeal tekkis mulje see, et kogu see domeeni asi, et kuna tõenäoliselt enamik, kes kuulavad, on viisega rohkem kursis, et siis tekib see, et jah, ma tahan endale rohkem sellist manageerimist, majandust endale juurde, et kas see on midagi, mis ma saan nagu oma viise mängule nagu peale lisada. Sest me praegu oleme rääkinud, on ju, character ehitamisest 100 XP-d ja kõik see nagu spetsiifiliseks minemine ja me ei ole veel kombatini jõudnud, millest räägiks ka, aga need on tegelikult väga, ongi, Sake on täiesti oma süsteem. Et toetudes siis nendele mingitele standardsetele asjadele ka, aga kui ma tahan, see nagu külade ja kuningriikide asi, kas ma saan selle võtta ja panna siia peale või? No põhimõtteliselt selles mõttes, et kogu see nagu domeenisüsteem põhineb sellele, et ta on mingi skill-rollide viskamisel on ju põhimõtteliselt on ju. Kui mingid tegevused on, siis sa viskad mingi skill-roll on ju, ja domeenil on siis see need 4% on ju, mis on täiesti süsteemist olenemata, et põhimõtteliselt see on võimalik võtta see nagu domeenisüsteem nagu Sakest välja ja panna mingi muu mängu külge küll, ma arvan. Et tõenäoliselt seal natukene nagu mingid asjad võib-olla vajavad mingit mudimist. Igal juhul, jah. Aga ma ei näe mingit põhjust, miks seda ei võiks teha nagu. Et kuna Sake ei ole klass-süsteem või midagi sellist, on ju, siis ta ei ole seotud mingite klasside, mingite asjadega, ta on peaaegu nagu selles mõttes eraldiseisev asi, on ju. Ainult sisse tulevad siis need, mis seal olid, mingid poliitika ja social asjad, et siis see on see koht, kus tuleb asendada mingi, et seal Dungeons & Dragonsis on vist persuasion on mingi skill, on ju, et selle asendas social skillidega, on ju, et ma ei tea, neid mingid teadusi vist asju seal nii palju ei ole, et siis neid seal võib-olla tuleb natukene jagada. Et midagi tuleb võib-olla asendada, vaadata, et aga üldiselt need mängusüsteemid nagu fantasy maailm, kui need skillid on enam-vähem sarnased, et Aga räägime siis täpsemalt, mis see domeeni pool ongi, et mis asi on domeen, kas me räägime netidomeenist. Praegu mõni kuule võib-olla ei saa ka aru, millest me räägime, domeenimäng. Jah, et mis asi on domeen ja siis lähme seletame lahti, mida me siis nagu domeenina, actionitena teha saame, et miks on meil nagu adventuring üks mäng ja siis on nagu see domeeni osa. Domeen on kuningriik põhimõtteliselt ja kuningriik siis, mis on mängijate kuningriik nii-öelda, mida mängijad siis arendavad. Ja nüüd sellelt tolenevalt see võib olla väga väike riik alguses, kui alustada mängu on ju, ja või siis võib ka olla palju suurem on, et see, mis meie praegu siin mängisime, see kuningriik oli kuskil 12 000 elanikuga on ju, et kuningriigi mõistes võrdlemisi väike, aga teiselt poolt ikkagi võrdlemisi arvestatav on ju, et selles nagu nende numbritest, mis te tal maksud liikusid ja nii edasi, et tõenäoliselt oli näha, et see ikkagi on ikkagi arvestava suurusega, et teil on seal mingisugune 40 samuraid elas ja tegelikult sõdureid oleks saanud 120 koguda ja nii edasi, on ju. Aga siiski veel mitte need numbrid, mis lähevad mingisuguse rahvusriigi tasemele või et see on Prantsusmaa enam-vähem või midagi sellist, on ju. Kuigi tegelikult see reeglisüsteem võimaldab sul mängida ka nii-öelda fantasy Prantsusmaad, on ju, et kus sul ongi 15 miljonit elanikke, mis umbes 15 miljonit seal vist oli kuskil uus aja alguseks. Mõtle, kui palju pappi see siis on. Me mängisime siin Income 400
no see oli vahepeal, siis me kukkusime miinusesse. Ja siis tegime skämmi ja läks normiks. Hakkasime kohe mingi skeemi välja mõtlema. Jah, aga see Prantsusmaa näide, selles mõttes, kindlasti, ma arvan, see päris huvitav olla sükast muidugi see matemaatika, selles kui sinu klass oli, mis oli siis, mis bürokraat sa olid? Samurai bürokraat, et ma arvan, et see bürokraat tuleb väga mängu samurai ja väga nagu koju, aga samas Sake on hästi tugevalt nii-öelda kultuurilise suunaga, nii-öelda Jaapani kultuurilise suunaga. Jah, mingil määral. Et siis pigem tegelikult läbi Sake mängida Prantsusmaad, sa mängid siis läbi Sake Prantsuse Jaapani maad. Ütleme nii, et tegelikult selles mõttes, et see on nagu valikute küsimus, et mis sõnu sa kasutad, et sa võid nagu seda riiskinnida mingeid. Ja igat moodi nagu riiskinnida, samamoodi nagu, et see Sake nagu mingisugune domeeni nagu süsteem eeldab mingisugust majandussüsteemi, sest sa pead kirjeldama mingisugust majandussüsteemi ja see Sake domeeni süsteem kirjeldab sellist varauusaegset majandussüsteemi, mis esines pigem nagu Jaapanis, aga tegelikult on väga sarnane, mis tegelikult oli meil siin Eestis, et just, et osa pärisorjusel on ju ja sellised asjad nagu. Aga minnes nüüd mehaaniliseks, et me oleme nüüd, meil on domeen, meie kolmekesi oleme, mis me olime, mitte kantslerid, vaid mingid domeenijuhid, et eesti keeles domeenijuhid lihtsalt oled mingid, jälle reeskeni sõnu on, et mida sa mängid on, et kui sa oled nagu kuningriiki mängid, siis võib-olla nõuandjad, aga kui sa mängid vabariiki, siis te võib-olla ministrid on. Jah, just, et ma mõtlesin nagu ministritega ja siis vastavalt sellele, mis nii-öelda mütsi me kanname, meil on mingid special domeeni asjad ka, et mina olin military pool ja mul oli võimalus siis liigutada ja luua mingisuguseid vägesi ka. Need, mis on nagu rollis kinni, aga siis on ka nagu domeeni enda actionid ala siis, meie puhul oli see viinavabriku ehitamine. Ja ühe actionina me vist võtsime ka selle, et ütlesime oma rahvale, et meil on ruttu raha vaja ja siin asi läheb nagu sõjaks. Saime läbi selle 2 tonni lisa ja siis lihtsalt gaslightisime neid, põhimõtteliselt kasutasime reeglites oleva võimalust actionit, et maksuametit läheb ja kogub natuke veel makse, et vähe sai. Ja siis selle rahaga muidugi sa ehitasid pargi lihtsalt. Sest miks mitte? Minister ikkagi otsustab, mis tema ministeeriumi haldalas oluline on. See ei muutnud mitte midagi. See ei saanud isegi valmis. Need collecting taxes, special moves ja overall siis mingi, et ühesõnaga nüüd mingi perioodi ehitame neid maju. Domeeni enda see round oli, mis ta oli 3 kuud või? Jah, domeeni käik on 3 kuud ja täpselt ongi, et sisuliselt kogu see domeeni reeglistik või mis on seal domeenis toimub, ongi, et nagu 2 asja on need protsendid on ju, mis on discontent on ju, corruption on ju ja mida sa siis manage'id on ju, et üritad halbu protsente maha saada ja häid protsente suuremaks kasvatada on ju, sest iga domeeni kälk algab, et sa veeretad neid ja need siis tekitavad igasuguseid sündmusi, et tegelikult see proovimäng, mis me siin praegu mängisimegi, et mul ei olnud mingit mängu ette valmistatud sisuliselt, ma lihtsalt tulin, et nüüd on esimene domeeni käik algab ja veeretage ja vaata, mis juhtub, on ju, siis hakkasid sellest nagu mingid sündmused arenema, on ju, et ta nagu kasvatab seda nagu, mis su domeenis juhtub ise, on ju, sa loodad kasvatada, tahad kasvatada seda poolt, et rohkem paremaid asju juhtuks, on ju, aga juhtub ka igasuguseid muid asju, aga nendest halvadest asjadest saab midagi välja tulla või kuidas see rollimäng läkski, on ju, et teid mingi rünnatud ja kasutasite seda nagu nii-öelda põhjendusena, miks me rohkem makse kogume, on ju. Ja teine pool on jah, siis iga selle domeeni chancellori nagu domain actionid, on ju, millega siis ongi, et kes kogu makse, kes ehita midagi, on ju. Aga kõrval on siis kogu see süsteem, et sa ehitad selle domeeni üles, on ju. Ja mis me praegu siin muidugi ei jõudnud, on ju, aga on ka nagu see sõjapool, on ju, kus on nagu siis
need sõjaväeüksused, mis sa ju rajad, et nendel on ka nagu reeglisüsteem, kuidas nendega siis päris lahinguid pidada, et miks seda kindlust ehitad, sellel kindlusel on tegelikult ka nagu HP-d on ju ja nii edasi, on ju, et kahuritega sa hävitad seda ja nii edasi. Kuna me käisime praegu põgusalt läbi see discontent ja need asjad, mida me veel managima peame, siis räägiks lihtsalt kuulajale selle ka üle, et nii-öelda ütlemegi, meie mäng, me ei alustanud kombatist, tulime kohe Madina, see tuli peale domeeni. Domeenist tuli. Domeeni veeretused tagajärjena, rünnati meid isiklikult. Jep. No siis võib-olla räägimegi selle lahti, et sa ütlesid davai, domeeni veeretused ja siis tähendas seda, et me veeretasime protsenti, meil oli paberi peal siis discontent, kuidas see eesti keeles on, rahulolematus. Rahulolematuse protsent oli meil mingi, ütleme 40%, mina veeretan protsendi veeretuse ja kui ta on rohkem kui 40, siis on kõik chill ja meil juhtus siis see, oli vist discontent, mis me veeretasime allapoole seda. Minu arust veeretas lausa 13, ma isegi täpselt mäletan. Jah, 13-4 üks kasvõi oli, et kolmas asi, mis oli, see läks paas. Siis sellest ühesõnaga kasvas ja tuli lõpuks siis see tagajärg, et me hüppasime sinna lahingusse, kus mingid lambised kalled tulid hakkas kolkima. Peale discontenti, mis meil veel oli? Corruption, mis see on? Corruption, nagu korruptsioon on ju, et ühest osast see, aga teiselt poolt ka nagu mitte ainult, et see corruption ei tähenda ainult seda, et kõik sul nagu mingisugused bürokraadid ja samuraid on nagu mingid tegelevad ainult mingi raha kõrvale panemisega, on ju, vaid ka nagu sellist nagu üleüldist nagu oskamatust või raiskamist või käega löömist, et kõik tegevused võtavad sinu domeenis rohkem raha lihtsalt, sellepärast, et meil oligi seal lohakad lihtsalt ja need sündmused, mis sealt võivad tulla, on ka nagu mingid naljakad, et mingi asi on unustatud, mingi asi on tegema, et näiteks, et see võib tulla sündmus, et sinu samuraidele on unustatud palgad maksta, et keegi ei ole seda pahatahtlikult isegi teinud või et on müüdud mingeid asju, mis nagu ei olnud tegelikult üldse, et sinu maad on müüdud või et kogu see domeeni nagu valitsemise need asjad on nagu, et sa üritad neid inimesi, kes sul seal elavad siis kuidagi karjatada või aga tegelikult neil on nagu mingi oma elu, et sa ei saa nagu öelda nagu, et oma mingi rahvale, et teie nüüd olete sepad ja teete nahatööd, et neil on omad pered, nad teevad oma asju, sa võid üritada neid mingit makse saada ja rohkem makse saada, aga kui nad ei ole rahul, siis need hakkavad mõtlema, et aga miks meil vabariik ei ole? See on lahe siuke managing jah, sest juba need random veeretused tegelikult toodavad seda lugu ja nagu EP-d. Peale selle oli meil veel 3. ja 4. Ma mõtlen, see 3. oli midagi positiivset, see oli Prosperity. Jah, mis siis ongi mingisugune, meie puhul vist oligi see, kus need suured onud tulid laega. Aga ongi, et jällegi kõik need nagu mingid, mõned sündmused on tõesti otseselt nagu sellised nagu kahjulikud või kas kahjulikud või mingid asjad, et näiteks teid otseselt rünnata, aga jällegi, et see nagu prosperity sündmus, kuidas võtta, et lahendasite selle, et te reaalselt müüsite oma riigist 1/4 maha. Mis ei ole tegelikult ju hea. Jah, et kuidas seda nagu võtta, et teenisite väga palju raha, et te reaalselt müüsite oma riigi maha või osa sellest on ju, et see oli rohkem nagu pime sool, ebaväärlik. Ära võtta saaks paremaks. Kõigest mis 60% võitlejatest seal. Sinna poole küll, jah. Ja siis viimasena on Time of Troubles. Ja, kuidas seda tõlgendada? Seda tuleb tõlgendada niimoodi, et see on nüüd seotud hügieeniga ühelt poolt ja teiselt poolt on seotud jumalatega. Mis oli meil? Kui puhtad meie inimesed olid siis? Minu meelest oli mingi 30 või midagi säärest. Vist ikka üsna hästi oli vist. Okei. No või, all right. Ehk siis Time of Troubles on haigused ja nälg. Et jah, et ta on nagu väga tugevalt seotud just religiooniga, et seda mõjutab see preester, riigi preester on ju, ja nüüd oleneb ka, milline on riigi teispoolsus, kes on riigi see loodusjumal on ju. Et kui sa loodusjumalat pahandad, siis see võib kõrgemaks minna, sellepärast, et siis tulevad igasugused ikaldused või tuleb mingisugune haigus on ju. Ja 30% oli meile.
et see ongi selle nagu kusjuures kõige baas, et teil lihtsalt et tavaliselt see on kõige madalamatest protsentidest on nüüd kõige väiksem, sest kui seda visata, siis sealt hakkab hargnema oma tsükna nagu kui teised protsendid kipuvad olema tsükst ühekordsed, et sellest tuleb üks sündmus, millest võib mingi seiknus hargneda, aga mis on nagu võib-olla kiiresti lahendada, siis see on tsükka protsent, kus ta nagu hästi kiiresti hakkab kasvama. Kui seda ühekorda seda viskad, siis ta hakkab kasvama ja see on time of trouble, see hakkab, sest kui tuleb nälg, siis varsti tuleb ka tõenäoliselt haigused ja nii edasi. Ma just esimest korda märksin, et see ongi katkude kohta rääkimist. Et see on võimalus. See oleks naljakas. See mängib sensi, aga jah. Aga sa mainisid jumalaid ja mul jäi enne mulje, et see tuli õuest. Okei. Sa rääkisid jumalatest, et see on nagu suur osa mängust ka. Täitsa meil oli see puuema tekst seal, et räägi sellest. Jaa, selles mõttes, et jah, kogu see nagu sake süsteemi ongi, et see teispoolsus ja maagia süsteem on üpriski nagu tugevalt reglementeeritud, et alustades nagu sellest, kuidas inimese hing töötab ja nii edasi, mis on ka kohe, kui seda character sheet'i vaadata, siis seal on see roosa on keha pool ja sinine on siis hinge pool, et sake süsteemis ongi, et sinu hing ja keha on kaheks võetavad, et hing saab ilma kehata edasi elada ja see nagu teispoolsus on igal pool ja see teispoolsus on hästi reaalne ja ta võib olla väga erinev, on ju. Et selles full book'is on ka, on sees need random table, et kuidas kiiresti mingi 9 vist viskega, 9D6 viskega luua teispoolsus ja teise 9D6 viskega luua üks jumal, kes valitseb sinu domeeni teispoolsuse üle, on ju. Ning jah, nad on nagu preestrite jaoks olulised, või kui sa näiteks hakkad mingit preestritüüpi tegelast tegema, siis kus preester saab oma nii-öelda loitsud spellid, on ju, et ta teeb nende jumalatega lepinguid, on ju. Ta peab selleks täitma mingisuguseid ülesandeid selle jumala jaoks, on ühe ülesande ja võtma, kui ta teeb väikejumalaga lepingus, võtma omaks ta mingisuguse tabu, on ju. Mingisuguse piirangu, näiteks selle lootusjumala puhul, ta oli metsajumala puhul, tõenäoliselt oleks see mingi hästi lihtne, et ära raiu metsa, ära, ma ei tea, tapa loomasi minu metsas, on ju, ja sisuliselt kõik, on ju, aga mingi teistsuguse jumalaga puhul see võib olla ka mingi keerulisem. Nüüd nende tabudega on see, et nad võtavad lõpuks sinu seal character sheet'il ühe sloti su personality traitside alt, on ju. Mis tähendab seda, et selliste väikeste jumalatega saad maksimum 10 lepingut sõlmida, sest 10 nagu seda personality traiti slotti on. Aga kui sa 10 nagu sõlmid lepingu, siis su terve isiksus koosneb lihtsalt nagu tabudest, mida sa kõik teha ei tohi nagu. Ja see ongi sinu isiksus. Ja maagiast veel, on ju, aga kui sa tegeled nagu selle mitte jumalast tuleva maagiaga, siis sul on vastupidi võimalust nagu mingisuguseid hullusi saada iga kord, kui sa uue loitsu õpid. Mis jälle samakorda ta hakkab täitma sinu neid personality traitsi slotte, on ju. Nüüd võrreldes tabudega on see, et tabus sa võid sellest jumalast lahti öelda ja selle asendada, aga hullusest sa ei saa lahti öelda, kui sa tahad sellest lahti öelda. Okei, tegelikult on seal nagu mehaanilisi viisi, kuidas sellest lahti saada, aga seal kõigil on oma hind, on ju. Aga et selline nagu jah, et kogu see maagia ja rolli mängu see personality süsteem ja XP süsteem on hästi nagu omavahel nagu seotud, sest need personality traitsid on kuradi olulised, sest läbi nende sa saad XP nagu. Okei. Väga hea, et sa mainisid seda keha ja vaimu asja, sest et see oli mul täitsa vahepeal ununenud, et aga kuidas see nagu narratiivselt välja näeb, et ütlemegi, et Magnus oli ainuke maag, kes sai isegi oma astraalkeha lihtsalt jalutama panna, on ju? Jah, narratiivselt täpselt nii näebki välja, et Magnus maag tuleb, lihtsalt saab astuda oma kehast välja, kui tal on vastav loits, tal oli vastav loits, on ju, ta saab astuda, tema keha jääb sinna lebama, on ju, ta saab tulla välja, on ju. Sul oli mingid slotid ka selle jaoks? Ja mul oli 3, nagu seal tegelaslehel 3 niisugust loitsu, üks
üks oli see kummitustega rääkimise oma, teine oli siis see astraalprojektsiooni oma ja kolmas oli see, et astraalprojektsioonis olles saaks füüsiliselt asju mõjutada, et need olid nagu eraldi spellid. No kui tihti need teha sai? Mis see piirang oli? 3 slotti oli ka. Spellpointe võtsid ja neil olid mingid targetid olid ka veeretamise. Jah, spellpointid ja tuleb visata, on ju. Maagiaga veel seda, et ma praegu väga ei jõudnud selle kasutamisele, on ju, aga just selle Astral Warriori juures on see asi, et jällegi need target numbrid on hästi kõrged ja kui sa vaatad seal selle arhetüübi equipmenti, siis sa leiad igasugused narkootikume, on ju. Ja see on nüüd see üks viis, kuidas nagu, et nagu selle nagu saake süsteemi sisse kirjutatud nagu idee on see, et maagia on ohtlik, on ju. Mis teeb ta ohtlikuks, on ju, et üks pool on see, et sa saad saada neid madnesse, on ju, kui iga kord, kui sa õpid, on ju, ja teine pool on see, et need target numbrid mehaaniliselt on lihtsalt nii kõrged, et nagu sul on väga raske nagu lihtsalt visata neid numbreid, aga on õnneks olemas ained, mis pakuvad boonuseid ja need on rasked narkootikumid, on ju. Aga see pool, et su keha ja vaim on nagu eraldatud, et see tuli siis, ma sain aru niimoodi, et okei, mu tegelane sai surma ja siis mul oli 2 nädalat aega mu sõpradel põhimõtteliselt midagi ette võtta, et resurrectida või midagi säärast, otherwise minus saab siis lihtsalt tont ja ma selles mõttes juba olen tegelikult oma käed nagu ära võtnud, et ma ei mängi enam tondina edasi ju. Ja, selles mõttes, et tegelikult mis juhtub, kui nagu karakter nagu sureb nii-öelda? Muidugi, üldiselt saaks, kuna see hing on eraldi, hingel on eraldi elud, on ju, siis tegelikult võib juhtuda ka see, et sureb hing. Näiteks selle Astral Warriori, tema tahab tappa sinu hinge, on ju. Kui ta õnnestub sinu hinge ära tappa, siis see karakter on mängust läbi, tehtud kõik, on ju. Okay. Aga kui sureb nagu konventsionaalsel viisil, on ju, vana hea kuul pähe nii-öelda, on ju. See lasi jääb. Siis hing jääb nagu alles, on ju. Ja siis sa viskad nagu willpowerit. Üldiselt iga suvalise NPC kohta me seda ei tee, on ju, sest tegelikult ei huvita, mis tast saab nii-öelda, on ju, aga kui ka NPC puhul, et kui huvitav, mis tast saab, on ju, siis viskab willpowerit, on ju, ja oleneb nüüd sellest viske tugevusest, on ju, siis võivad erinevaid asju juhtuda. Et kui ta viskab madalalt, siis see nagu, mis tähendab seda, et see hing läheb 2 nädala jooksul kaob tühjusesse ja saab kätte saamatuks, aga selle 2 nädala jooksul nekromancer saab ta tagasi kutsuda, kas siis undeadina või kui ta on ka väga võimas nekromancer, siis päriselt lihtsalt ellu äratada kuidagi, on ju. Nüüd, kui ta viskab natuke rohkem, siis ta salvestub sellesse teispoolsust, nagu öeldud, igal nagu sellel alal on mingi teispoolsus, ta salvestub sinna teispoolsusesse mingisuguse kummitusena ja kui visata väga palju, väga hästi, siis on võimalik salvestada siukse kummitusena, mida juba on võimalik ka nagu edasi mängida. Aga need vahepealsed kummitused on siuksed nagu, teevad kummituse asju nagu, et see ei ole nagu karakter, mida mängida. Et kui sa oled seal mingisugune farmer esivanemana salvestud sinna teispoolsusesse, siis sa farmid või oled hunter esivanem, siis sa seal kütid nagu neid loomesi, et sa ei ole see tegelane, kellel oleks nagu valikuvabadus, aga mingid kõrgemad kummitused, ja see willpower ongi jällegi maagida nagu see nagu nii-öelda stat, on ju, et väga suur võimalus on, või et suurem võimalus on väga võimsal maagil salvestuda selle kummitusena, mis omab kontrolli oma tegevuse üle ja saab tagasi tulla nagu ise. Kui palju seda klassikalist seiklemist on ala, goblinid, trollid, asjad, et kas sa oled siia maailma seganud selliseid olevusi või see on rohkem nagu humans? Goblinid on kusjuures täitsa olemas täiesti. Goblin on see tegelane, kes mängib sulle trikke metsas igasuguseid, et monsterite disainil ma olen nagu kuidas võtta, natuke nagu tagasi läinud nagu sellise nagu basic folkloori juurde, et kus, et
kes on kobold? Kobold on nagu kaevandusvaim, on ju, kes hirmutab inimese kaevandustes, on ju, et sealt tuleb see nagu idee, on ju, ja minnes tagasi selleni, et väga huvitava monsteris annab luua, on ju, samamoodi ka goblin, kes on, goblin on mingisugune trikster nagu valdes, on ju, kes metsas nagu lollitab inimesi, on ju, noh, et jaa, aga muidu on ta nagu selles mõttes inimese keskne, et päkapikke ja haldeid nagu niimoodi mängitavana kuidagi ringi ei jookse, on ju. Et kui mängida mängu nagu selles Astani maailmas, siis jah, seal on mingid sukust nagu mingid halda loori, et väga paljud kultuurid kipuvad ütlema, et siin elasid kunagi kuskil haldad või et meie oleme tegelikult haldad, noh, et me olime enne haldad või midagi sellist, on ju, et aga noh, sellel nagu mingit mehaanilist tähendust või ei ole, on ju. Okei. Kas see jumal teema ma korraks jäi kõrvu? Kui palju nagu sukast, noh, kui palju see süsteem on valmis ehitanud seda? Nii jumalusi või siis kas kõik on, kas minu mäng ja sinu mäng piltlikult on kaks väga erinevat maailma nagu oma see sisus? Oleneb, millele sa nagu rõhku paned, sest kui sa nüüd võtad selle nagu full rulebooki, võtaksid ette, on ju, siis selles on see Astanik pant, see on nende mingi loitsude ja mingite süsteemidega, on ju, et need on nagu peajumalad, on ju, aga nagu väike jumalaid sa pead alati ise tegema või siis nagu ma ütlesin, rollid nagu, rollid kähku valmis, on ju. Sellepärast, et väike jumalaid lihtsalt by the lore of Astanic World and by the system lore lihtsalt on igal pool nagu nii palju või et igal, noh, mitte sõnadselt igal kivil, aga igal domeenil või igal sihukesel alal on mingisugune oma jumal või isegi mitu, on ju. Nii et on niisugune nii-öelda üldine narratiiv või niisugune üldine lugu, mis siis katab tegelikult kogu nagu maailmat ennast, et okei. Aga noh, samas on ka tööriistad ilmseega, et see nagu veits juurde panna. Ja, ütleme jah, et tööriistad juurde panna, aga jah, selles mõttes nagu, et samamoodi nagu, noh, kui sa võtad nagu mingi Pathfinderi raamatu ette, on ju, et siis sa saad sealt need Pathfinderi jumalad, on ju, sellega kaasa, on ju. Isegi kui sa pärast ei mängi seal Golorionis, on ju, vaid mängid teed mingi oma maailma, on ju. No siis ise otsustad, mis sa teed nende nagu jumalatega, et noh, samamoodi, kas sa nagu võtad need Astani jumalad, kas sa nagu nimetad selle nagu, jätad seal, et on see mingisugune Geolaades ja nii edasi, on ju, või sa nimetad veel lihtsalt ümber, on ju, et Geolaades on sõjajumal, aga ma ei tea, minu mingi looris on sõjajumal mingi teine, on ju, teine nimi vahet ei ole, on ju. Aga noh, sake ka koos, ütleme, et käib siis see nii-öelda maailm ise. Kas need kaks on väga nagu põimunud üldsegi või ma võtan nii-öelda oma enda, ma ei tea, mingi relmi või muu maailma ning suurema vaevata, no, sest kõik on võimalik kokku panna, aga suurema vaevata, kas mul on nagu võimalik naturaalselt kuidagi integreerida seda sake haldussüsteemi ja kombati muud süsteemid ka maailmasse, mis ei sisalda ei neid jumalaid, ei neid linnu, saari, domeene, eks ma ise pean loomulikult need piirid joonistama päeva lõpuks. Ja sa pead jah mingid piirid joonistama, aga ongi, et küsimus on see, et nüüd, et kui sul on juba valmis olev nagu maailm, on ju, mis on ehitatud mingisuguse teise mängu reeglite põhjal, on ju. Siis selles mõttes, et vaata, kui me võtame nagu mingi Pathfinder või Dungeons and Dragons, siis seal on nagu väga selgelt mingisugused asjad nagu mingid draakonid ja fireballid ja wizard towerid, on ju, et mingid time stopi spellid ja asjad, on ju, mida lihtsalt ei, et see sake maagia on lihtsalt täiesti teistsugune nagu, et selles nagu, või nagu ma kirjeldasin just see nagu teispoolsuse aspekt, et see on hästi selgelt välja joonistatud, et kui sul on juba oma mingisugune teispoolsuse süsteem või seal oma selles maailmaehituses sees, siis seda võib olla natukene nagu raske nagu klapitada seda kohta. Aga kui see ei ole, on ju, et just need on, just see maagia pool on see, mis võib olla see nagu kui sul on ees mingi teissugune maagia, on ju, pool, on ju. Aga kui see ei ole nagu maagia, siis oleme ausad nagu, et mis takist, tal ei ole mitte mingit takist, samamoodi nagu kui sa mängid Dungeons and Dragonsit või Pathfinderit või mis iganes, on ju, et ja ehitad mingit maailma, on ju, et siis sa nagu, ta ei anna sulle mingi täielikult, ei nõua mingeid asju, aga ta annab mingid asjad, mingid süsteemid ette, on ju, et samamoodi annab sake, on ju, et sa pead nagu leppima, et sinu karakteritel on hing, sest see on nagu mingi pool character sheet'ist, on ju. Ma kujutan ette, et üks koht võib veel olla majanduspoole, siis kui võtame näiteks Dungeons and Dragonsi näiteks mingi seikleja
artefaktide hinnakirja, siis selle mikromajandus ei pruugi selle nii-öelda domeenimängu makromajandusega kokku väga hästi haakuda, sest et olgem ausad, Dungeons & Dragonsi majandus praktiliselt ei ole funktsioneeriv majandussüsteem. Ei ole. Jah, noh, see ongi nagu, et noh, saake on nagu selles mõttes ehitatud nagu tervikuna ja pigem nagu võetud nagu selleks alguspunktiks nagu majandussüsteem ehitamisel, kui see, et me käime ja tapame draakoneid ja siis üritame sinna kuidagi juurde keevitada mingit kuningriigi värki ka ja siis nagu, kurat, et nagu, noh, aga samamoodi nagu tegelikult, et noh, kui mingid magic itemid siin Sakel ostavad, ega need nagu päris kallid on, ja selle on nagu ka ajaloolise inspiratsiooni põhjus, et tegelikult, et see tüüp, kes oligi nagu merchant, me just hiljuti kirjutasin mingi artikli ja siis ma uurisin selle kohta üles, ma umbes mäletasin ja see oli täpselt nii, et Francis Drake on ju, piraat Elizabeth esimese ajal on ju, et tegi oma selle mingi piraaditripi, mis lõppes siis ümber maailma reisiga on ju ja tõi kaasa sealt varanduse. Ja seda varandust hinnatakse siis kokku, et tollaegses nagu rahas on ju 600 000 naela peale on ju, 6000 naela. Ning 600 000 naela oli umbes sama palju, kui oli Inglise kuningriigi, kus elas tollel ajal 3,6 miljonit inimest aastase nagu revenue. Et noh, et selles mõttes, mingis mõttes see ei ole nagu nii hull, et adventure'id lähevad ja löövad nagu draakoni maha ja siis nende nagu see, noh, mingid kasud on võrreldavad mingisuguse terve riigi kasudega, sest meie reaalses ajaloos on nagu võrreldav näide, et üks vend sõitis ümber maailma, röövis hunniku Hispaania laevu ja rüüstas paar linna ja tõi tagasi varanduse, mis oli tema kodukuningriigi aastase nagu revenuega nagu võrreldav. See on hea näide, jah. Hüppame äkki nüüd kombatisse ka või? Teie mõlemad olete varasemate süsteemidega rohkem kursis olnud, mis teie emotsioonid olid? No, see Pathfinder käinud, ma toon nüüd nagu neid paralleele hästi palju, et noh, kui 5S on tõesti see, et mis sa teha tahad, ma lööb mõgaga põhimõtteliselt, siis noh, ütleme versioon tagasi 4th editioni peale, siis mis sa teha tahad, ma kasutan Heroic Strike'i või mis iganes Cleave või Whirlwind, noh, sa kasutad mingid rünnakuid põhimõtteliselt, siis noh, Pathfinder jällegi ilmselgelt enne seda olles siis 3.5 põhine, noh, seal on palju niisugust nii-öelda orgaanilist detailsust, ehk siis mis sa teha tahad, ma lähen mõõga, okei, aga Pathfinder nagu küsib ka seda, aga kuidas? Põhimõtteliselt, mis on nagu tore mingil määral, et ja see, et noh, sul on süsteem olemas, et noh, kuidas sa lööd mõõga, nagu näha, ma lõin 2 korda kätte, ehk siis noh, see andis oma mehaanilised efektid ja funktsioonid ja noh, kõik on muudki, et suures pildis noh, ilmselt vajab harjumist, eriti veel see, et saad teha ühe asja per käik ja et see üks käik, üks tegevus, mis võib olla liikumine, võib tekitada nii-öelda teise poole peale reaktsiooni, eelselt tal on vibu või mis iganes muu kauglaskerelv, et noh, sa lihtsalt saad selle kuulirahe. Et mõnikord lihtsam on mitte minna peale, aga noh, samas noh, kui sa tahad nagu minu tegelane, siis tegelikult sa tahad olla lähedal, sest kaugelt ma noh, kui täringut kõrval jätta, ma löön mööda või lasen mööda üldjuhul. Et noh, aga tundub, et no, süsteem tundub niisugust nagu nii-öelda kõrgelt kaugelt vaatavat kombatit nagu soosivat, et ei ole mitte see, et vahemaad on 8 ruudu võrra, vaid vahemaad on noh, 200-300 ruudu võrra põhimõtteliselt, noh, kogu nagu siis madina võttes, et muidugi jah, see heksi koha pealt, seal on vaja mingit paremat lahendust nende ruutu lugemiseks. Kas see on laud või ma ei tea. Teistele lihtsalt meil oli A4, kus olid väiksed heksagonid, nii et siis me lugesime 12, 13, 14, what the fuck, 1, 2. Ühele 7, ühele 18 ja kellegi, ma ei tea, mis 16 äkki oli. Jah. Aga jah. See minule ei tundunud, et liiga crunchy nagu oleks, et ma isiklikult tegelikult väga vähe kasutasin võimalusi, et kuna mul tundus hetkel kõige optimaalsem lihtsalt oma nii-öelda
põhirünnakut teha, sest et kõik nagu trikid on nii-öelda hinnaga, et okei, et sa sihid teda täpsemalt, et nüüd löön paremasse jalga, võib-olla siis nagu reward on suurem, et mis sa sellest saavutada võid saada, aga samas saad nagu penaltit, et saavutada on väiksem, et siis see on nagu, et süsteemis on mitmeid selliseid kalkuleeritud riske sees, et see oli hea reegel, on ju, no mingi, ma ei tea, kuidas DND 5 on vanemas DND-s oli ka mingi kliivimise süsteem, on ju. Aga et seal siin Sakes oli see, et võib võtta nii-öelda mis oli -4, et lüüa suure kaega mõõgaga läbi mitme vastase korraga. Ma otsustasin, kuigi mu ees oli 2 vastast korraga mitte seda teha, kuna tundus, et hetkel -4 oleks liiga suur penalti, aga see on nagu see võimalus on olemas, et näiteks kui oled juba siuke kõvema leveli jutumärkides, leveleid ei ole siuke sõdalane ja siis võidki olla see tüüp, kes kliivib läbi kõigist ja täitsa huvitav. No kuulajale lihtsalt seletan selle kõige suurema kombati vahe 5-ga, et ei ole AC-d. Sul on siis põhimõtteliselt, et mina proovin Holgerile pihta saada, ma veeretasin 12, Holger veeretab siukse asja nagu pärri vastu, mis siis eesti keeles on lihtsalt nagu ja sellel on oma boonus, kui ta sai rohkem kui 12, siis see löök läheb läbi. Jah, siis sa pärisid ära. Ja kui see on väiksem, nii, siis ma sain pihta ja ma saan damage'it. Sa veeretad 2D6, said 6 valu ja nüüd me vaatame veel minu paberit, kus on minu armorilt tulenev damage reduction, mis on väga lahe. Et minul oli 5, ta tegi 6 valu, siis kokkuvõttes ma saan 1, mis tekitas siukse laheda hetke, et isegi oi pagan, 3 laksu läheb pihta, aga tegid kõigest nagu 2 valu, et see oli nagu huvitav. Ja noh, juba mainitud on ju, et meil on 1 action, olgu see siis liikumine, tulistamine, mis iganes, ja siis veel noh, Magnus mainis on ju mingid spetsiifiliste nii-öelda ründamise tegevused. Olgu see siis see, et sul on mõõk, mis lubab suure haardega ainult 2 vastast tabada, kuniks selleni, et ma sihin kellegi pead. Aga jällegi see ei ole midagi sellist, et see on nüüd zombi videomäng, ma tulistan ainult pähe ja see on hästi kerge tegevus, et jällegi seal on omad miinused ja omad plussid. Et siuke riski ja optimaalselt ja strateegiline mõtlemine, mis mulle nagu sellistes mängudes meeldib. Aga just, jah, see oli, ma veeretasin nagu straight sweaty balls, lihtsalt ei tulnud neid veeretasin, et sa istud silpi, et mööda jälle, okei, fuck it, ma proovin nagu mingi -4, ei, miks ma seda tegin? Lõpuks hakkas vedu võtma, aga jah, harjumine. Jah, ei noh, aga sama see, kas või see cold shots, teen te puhtalt näitan nii-öelda. On mängijaid, kellega olen minu jaoks rääkinud ka, kes teeb tahaks sükust süsteemi ja noh, ma ei näe mitte mingit probleemi praegu see harrastada. Selleks need loomulikult ongi nii-öelda, et selles mõttes või inspireeritud, noh, eks neid plusse minu peab vaatama nii-öelda ka, aga noh, see on isegi detailsem süsteem, kui ma hakkas ise nii-öelda ette kujutan, et kui ma kunagi teeks mingi call shot, mingi süsteemi enda peas välja, siis noh, see, et sul mitte ainult ei olnud ründad kätt, vaid sa ründad käevart ja mis iganes, et noh, mulle see meeldis väga, et seal on nagu süsteemi, pluss see ka, et mitte, et ma ründan kätt, okei, said pihta käele, see on natuke raskem, aga mis siis? Et noh, puhtalt see näpukadu või siis kukkumine või noh. Lähekski sinna, et mis sina siis nagu telgitagusel tegid, sa vahepeal veeretasid moraali, siis on ju seda, et kas sa kaotasid näpu, ma ei tea. See tuli lihtsalt numbritest välja, et sa 2 damage'id näpule, noh. Tähendis ühte näppu maha, on ju. Ja ta oli siin meil see näpukütt. 2 lemmik näppu järjest. Aga jaa, moraali, et noh, jällegi vaata, et kuna see nagu Saka on väga tugevalt ehitatud või see nagu tavaline kombatsüsteem on väga tugevalt ehitatud umbes samal ajal, kui see nagu
battle nagu süsteem on arendatud, siis tal nagu mõjutavad mõlemad üksteist, on ju, siis sellistes battle mängudes on moraal väga kõrgel kohal ja ka muidugi Original School Renaissance'i liikumises on moraal, et oleme ausad, on ju, et tegelikult väga vähe on inimesi või loomasi, kes on nõus nagu asja eest teist taga nagu surmani võitlema, on ju, et siis ta on nagu sihukesele mängujuhile nagu meeldetuletuseks ühelt poolt, et inimesed ja loomad ei taha esiteks üldiselt surmani võidelda ja teiselt poolt ka nagu lahingute nagu kiirendajaks mingis mõttes. Et tegelikult mängujuht saab seda muidugi alati teha ja üldiselt, kui ma ise olen mängu, ma väga tihti kipun seda tegema ka, et kui ma ikkagi näen, et tegelikult on asjad nüüd nagu väga selgelt ühele poole kaldu, on ju, et siis nagu lihtsam seda nagu kokku võtta, et okei, tehtud, on ju. Aga moraalisüsteem paneb sulle ka nagu selgelt, selle näitab sulle sellega selgelt ette, et läbi on, tegelikult on ka läbi, on ju, et Okei. Ja ei saa kombats on palju elementi, just asju, mida me ei puutunudki, spellidest rääkimata ja astraalse vaimuna kellegi ärakägistamist me ka ei lõpuks ja ma vaatasin neid combat skillidest oli see mingi, et kui sul oli oda ja sa oled hobuse otsas või siis, et kui hobune tuleb ja sul on oda, et siis sa teed mingi 2 korda rohkem tämmi ja mingi, ühesõnaga, jaa. Süsteemi on palju. Aga ma olen rääkinud sul pikalt tegelikult sellest, et mis see süsteem on ja mis on nagu nüansid, loomulikult siin kõvasti rääkida. See base raamat on nüüd 245 lehte. Jah, midagi sellist. Vist isegi täpselt. Ja suur raamat tuleb 450. Kui teil on vaja telefoni raamatu ja nii-öelda versioon 2, siis mul siuke tunne, et sinna kandisel läheb. Jah, aga ma ütlen, see on suur mäng ja ta see on loogiline, et kui sa kõrvutad teda näiteks tõesti siis Dungeons & Dragonsiga, siis Dungeons & Dragonsi base raamat kirjeldab sisuliselt ainult kombatit, on ju, ja mingit kombatit inimeste vahel, siis Sake base või see suur raamat peab kirjeldama kombatit inimeste vahel, kombatit laevade ja üksuste vahel, domeeni ehitamist, on ju, ja nii edasi, et tal on nagu need teised osad nagu päris suured. Aga asi, mis ma väga tahan nagu teemaks tuua, see ei ole kombat, see ei ole spellid, see ei ole vaimude poolt kägistamine, see ei ole näppude maha raiumine, ega see ei ole majandus. Pigem on see, et nüüd tagant järgi. Kas sa kahetsed, et sa võtsid ette sihukese kohutavalt suure projekti? Ei. Temal läks selles suhtes ju lihtsalt, et tal juba oli mingisugune baas all. Ja siis sealt lihtsalt toimus loomulik areng, kuni lõpuks oli, ma küll ütlen sinu eest praegu, aga et fuck it, teeme, see tundub nagu lahe. Igal teemil on mingi baas ees. Kas on vähegi homebrew'd pannud 0,01 punkti? See on ju baas. Ma mõtlengi, et mis hetkest ilmselgelt väga paljud meist on mõelnud, ma teeks parema süsteemi kui D&D5 artasti vastus on, et ei teeks tõenäoliselt, sest sa jõuaks lõpunigi. Sa jõuaks isegi poole peale valmiski, enne kui saad aru, et süsteemi esimesed 10 lehekülge on juba valed. Sissejuhatus on juba nagu. Et see mõttes, kindlasti see protsess on mitu aastat, 5, 6? No, ongi, et kuidas seda raske nagu öelda, et ma ei tea, kas see oli nüüd siin vestluse sees juba või, aga et kunagi sai nagu alustatud mingisuguste nende ökonoomiksüsteemide nagu väljamõtlemisega ja siis äkki kuskil 5-6, ma ei tea, enam-vähem aastat tagasi sai nagu nii-öelda, kuidas ta nii-öelda siis nullist alustatud mängusüsteemi nagu arendamist on ja just selle eesmärgiga, et teha nagu ja anda välja. Kas see algus peale mõtte teha nagu täiesti oma süsteemi? Täiesti, okei. Ja, et mida ongi, et just see 5-6 aastat tagasi, ma võin vabalt eksida aastatega, ma ei... Et mingi maani ta oli ikkagi siuke homebrew... Mingi maani ta oli nagu see, et me mängisime mingit siukest nagu mingi häkkide hunnikut nagu nii, sisuliselt, ja siis see oli lihtsalt mingi... Aga kuskil see aeg tagasi oli nagu mõtlesin, et ei, ma nagu tahan anda oma mängusüsteemi välja
ja selleks tuleb nüüd alustada nullist. Okei. See on ikka kohutavalt ja ma võtan seda kõige paremas mõttes, see on kohutavalt egoistlik otsus, et sa tead paremini kui... Muidugi tea. et ega paljudes meist ei ole seda nii-öelda ja see ajakulu ilmselgelt on päris massiivne, nagu ütlete. Loomulikult, jah. ma kohe kindlasti ei hakka nagu ütlema, et see kuidagi nagu ekstreemselt kiiresti. Ei lähe jah, et praegu ongi, et see Kickstarter jookseb praegu on ja tegelikult kogu aeg nagu mingid, just ma niisama poole pealt jutu pealt vahel ma andsin ka, et just kirjutasin mingi artikli, et on ju, et nagu mingi asi, mida ma nädal aega tagasi veel ei mõelnud, et peaks nagu kirjutama kuskil nagu mingisuguse mängude portaali, mingit artikleid enam midagi sihukest nagu. Okay. Et ta nagu see töömassiiv nagu muidugi kasvab, on ju, ja ongi, et kui Kickstarter saab läbi, on ju, siis tuleb see nagu lõpetada, on ju, see raamat, on ju, välja anda ja siis tegelikult tuleb kohe järgmistega kallal tööle hakata, on ju, et see materjali on ju. Okei. Siis et kui vaadata nüüd erinevaid rollimängusüsteemi, mõnel võtad tiitellehe lahti ja seal on 400 autorit ja mõnel on üks, et see on sul puhtalt sooloprojekt põhiliselt. Jah, see on üks autor seal tiitellehel. Kibe kohe. Jah, aga selle mõttes ilmselgelt tükk tööd. Ma mõtlen seda, et kuna paljud mõtlevad kindlasti, et ma tean oma süsteemi või asja, siis ma ei tea, kas sa kiidad takka või? Et hakkake tegema. Kui keegi mõtleb praegu, et D&D-st on puudu, ja ongi tegelikult puudu selline hea meresõjandus või selline nagu süsteem, mis iganes, ma ei tea, kahurite ja muud asjadega. Ma tahaks teha oma asja. Okay. Kus tuleks? Nüüd ma olen nagu selline nagu partypupar, nagu selline nagu klassikaline nagu mängudisainerist partypupar ja ütlen, et ei, ära, kui sul nagu see alguspunkt on see, et D&D-st on puudu see või too, siis ära hakka selle peale oma süsteemi disainima, vaid guugelda tabletop role-playing game ja see asi, mida sa tahad, on ju, sellepärast, et kui see on sinu ainus põhjus, siis tegelikult see on tõenäoliselt olemas. Et tabletop role-playing süsteeme on maailmas tuhandeid, nagu võib-olla 10 000, on ju. Ja neid süsteeme, mis teevad nagu D&D A plus C või D&D miinus Z on ju, neid on, ütleme, et pooled sellest on, et kui sul nagu see alguspunkt ongi näiteks D&D, aga merelahingud, siis guugelda D&D Sea Battles, kusjuures ka see D&D-l on muid igasuguseid lisasid, on ju, et third party lisasid, on ju. Et selles mõttes et ma soovitan lihtsalt, kui see on ainus puht, aga kui on nagu tahtmine lihtsalt, aga ma tahan teha ise, mis on minu arust nagu väga hea põhjus üks poolmillise loominguga tegelemiseks. Ei, mis on sinu põhjus? Sest ma tahan ise teha, ma tahan enda oma teha, ma tahan ise teha. Kas minu arust on see väga hea põhjus hakata tegema? Ja kuidas alustada? Ma tahan teha Sake 2, mitte selle nimega. Mis te, kuidas... Ja nüüd sinu teadmistega nii-öelda olles selle protsess läbi, millest ma alustan, sest see ei ole see, et kuidas teen, ma alustan, hakka kaarti joonistama, see on väga halb soovitus. Tegelikult, kui ma nüüd täna peaksin alustama uuesti, siis see asi, kui ma täna peaksin alustama uuesti, mis ma alustaksin sellest, sellepärast, et see on see, on ju. Tegelikult tänane mäng oli ju väga hästi, milline on see Sake nagu see gameplay loop, on ju. Kuigi ma ütlen, et tavaliselt need kampaanid on nagu pikemad, on ju, aga gameplay loop on see domeeni käik, on ju, kui me oleks mänginud mingi dungeonit, on ju, sest dungeonis on oma süsteem, on ju, ja seal on ka oma selle gameplay loop, on ju. Ehk siis, kui sa alustad mängu disainimist, siis mõtle, mida inimesed reaalselt teevad laua taga. Mida nad teevad? Kui DM teeb mängujuht teeb suu lahti, on ju, siis mis ta ütleb nagu, mis on esimene asi, et kuidas mäng algab, on ju, mida nad teevad, on ju.
mis on see gameplay loop on ju, et domeeni loop oli see, et algab nende protsendirollidega on ju, seejärel mängitakse läbi need situatsioonid, mis protsendirollides tekivad on ju, mis järel mängijad otsustavad, mida nad oma domeeni actionitega teevad on ju, mis järel, nendest võivad tekkida mingi situatsioonid, siis mängitakse neid situatsioonid läbi on ju, ja noh, põhimõtteliselt, kuna meil nagu mingit muud lugu ei jookstud seal taustal, siis sellega oli see nagu domeeni käik tehtud ja hakkab uuesti on ju. Noh, aga kui sa oleksid Dungeonis olnud, siis oleks Dungeon gameplay loop on ju, kus on ka samamoodi on nagu Dungeons opportunities on tasand, algab nendest rollidest, on järgmine asi blablabla on ju, tegevused on ju, lahingud nii edasi, mis sellest areneb on ju, järgmine asi on ju. Noh, et oleks seikleks nagu mingi hexmapil, oleks täpselt hexmapi loop on ju, et alusta sellest, et kujuta ette, mida su nagu mängijad teevad, nagu mis toimub laua taga on ju, sest nagu lihtsalt mingit statte kokku panna või mingisuguseid kirjutada mingeid reegleid või mõt ei ole on ju, et noh, tegelikult on see küsimus, et kui ka uus mängija või uus GM võtta mängu kätte, et kuidas see nagu välja hakkab nägema. Okei. Kuidas sul kombati reeglite loomise nagu väljakutsed olid, sest et noh, ise mängujuhina kui ma oma kolle või kombateid teen, siis ma panen oma selle laheda mõtte, idee või ma kujutan seda tseeni ette ja ma ei kirjuta seda välja või ma muretsen selle pärast, kas see on balanced või mitte, ma hüppan siis mängu ja see toimub improvisatsiooni käigus. Aga nii, kui sul on niisugune väljakutse, et pane nüüd see kirja ja sa pead arvestama võib-olla sellise keskmise inimesega, et tema ei pruugi nii mõelda, kuidas mina on, et ma vaatan, mul mängijad surevad, tõmban nagu hoogu maha. Et kas sul oli, kas see oli, noh, ma vastan tõenäoliselt juba ise ära, see oli väga suur väljakutse, aga räägi sellest protsessist. Ma ütlen sulle ausalt, ma ei saanud küsimusest aru. See, et sa näiteks paned 1D6 mingile relvale, 1D12 või siis mingisugustele, noh, me vaatasime neid armeede jooksutamist, et sellel armeel on +2. Kuni +6. Okei, et kust tulevad nagu numbrid kui palju sa pidid läbi mängima, nagu beta testima nii-öelda, et okei, kas see armee reaalselt toimiks või on mingisugused balance? Noh, ma kujutsingi aastaid, aga väga palju on ka nagu, noh, et sa nagu, noh, väga palju saad seda teha nagu lihtsalt nagu sellise nagu noh, mingisuguse mentaalse matemaatika ülesandena on ju, et noh, alustame basicust on ju, et kui sul on nagu üks relv, mis teeb T10 damage'it, teine teeb T6 ja kolmas teeb T4 on ju, siis noh, arusaadavalt see, mis teeb T10 nagu on kõige parem on ju, et noh, et nüüd nendel relvadel on nagu mingisugused muud omadused veel on ju, et sa pead nagu lõpuks jõudma selleni, et kellelgi oleks põhjus ka see T4 relv osta, noh, saakes nüüd ongi näiteks, et sul oli see Tanto on ju, mis on selle T4 boonused on ju, tema see +4 nagu sellele rünnakule, mis väldib raudrüüd üldse on ju, enne oli jutt see, et raud võtab selle damage'id maha on ju, tal on lihtsam teha seda, et talt ei võtaks seda damage'id maha, see raudrüü on ju, neid rünnakuid, et see on juures selle T4 relval, loomulikult on ka veel lisaks odavam on ju, ning kuna ta on odavam, siis erinevate plussidega Masterwork on ka odavam osta on ju, et selle kõige kallima, kõige suurema damage'iga relval on, ta võib muutuda väga kalliks on ju. Pluss see, et lõpuks, kui sul ongi nagu väga kõrge damage reductioniga vaenlased, siis tegelikult see suur damage ei tähenda mitte midagi võrreldes selle, noh, 1D4-sega on ju. Ja samamoodi nüüd see vahepeal ei nüüd see D6 on ju, et sa pead ka nagu leidma, et ka sellel relval peab olema mingisugune noh, ta peab kuidagi võrdlema nendega, üks tegi palju damage'id igal juhul, teine teeb spetsiifilisel juhul, mille poolest siis see on hea, on ju. Võib-olla temal on nagu mingisugune muu lisaomadus, on ju, tal on hea, ta annab boonus siis, kui disarmimisele või mingi muule asjale, on ju. Et ja põhimõtteliselt samamoodi sa pead siis nagu tegelikult käima nagu, noh, sellise nagu ülesandena läbi käima nagu kogu oma selle nagu reeglistiku, et iga asi, mis sul seal on, iga see number, tal peab olema mingisugune noh, et kui mängija nagu ehitab oma karakterit, valib oma neid relvasi või valib mingisuguseid oskusi, tal peab olema mingi põhjus, miks ta selle ka valib, on ju, et noh, et ei tohi olla nagu see, et
ma ei ütle, et ei tohi olla, alati mingid asjad võivad olla ka või tähendab, mingid asjad võivad alati, halvemaid asju võib alati olla. Eriti kui see on equipment'i osas. Võib olla see kõige basicum mingisugune töökirves ka seal equipment'ina kirjas, on ju. Aga näiteks nagu ability'te puhul, on ju, hea oleks ikkagi see, et kui nagu, et ei ole kõrvuti, et sa saad osta ühe ability ja teine ability on põhimõtteliselt sama, aga lihtsalt parem. Aga võib-olla sellisel juhul saab olla, kui see esimene on odavam näiteks, aga ka nagu või nõudmine sellele järgmisele, et see järgmine on selle esimese arenenud versioon, on ju, et aga et jah, kas ma vastasin küsimusele? Ei, oli küll seal, aga armeede näiteks, kas sul oli päriselt ka sellist, kus istusidki a la meid sõpradega maha, et mingi kutid, mängime mingit stsenaariumi läbi, mul on vaja aru saada, kes see asi on tasakaalus või mitte, või mängisid sa iseendaga mingit sellist? Armeesid, ma ütlen, kui sa armeesid, siis tegelikult mul on mingid privaatsed YouTube'i videod, ma isegi salvestasin seda, kus ma mängisin iseendaga mingisugused, siis need hobused tulevad, siit ma rääkisin ka peale. Pärast nagu vaatasin seda ja kuulasin, okei, näed, siin on viga, et et jaa, ma nägin siukseid asju ka, eriti just nagu armeedega, sest seda nagu seda nagu mingit tavalist kombatit, vaata nagu seda nagu sellises nagu mängudes juhtus nagu rohkem lihtsalt, et seal nagu seda mingit ühte ja teist moodi ja kolmandat moodi testida oli nagu kogu aeg nagu võimalik, on ju, et aga sellised nagu suured battle'id tihtipeale, me oleme mänginud ka mingid tohutuid, mingid linnade piiramisi seal, kus on mingisugune lahinguväljal on tuhanded ja tuhanded nagu sõdurid, kus on siis lõpuks nagu mingi iga mängija käsutab ka mingit 10 üksust ja nii edasi, kus need see nagu, ja lõpuks seda lahingut mängitakse mingi 3-4 mängu läbi, on ju, et sest seal on ka nagu kus ehitatakse mingeid miine ja ehitatakse mingeid kaitsekraave ja tunneldatakse ja mingi lastakse õhku mingeid müüre ja siis mingi saadetakse mingeid mõrtsukaid sisse, siis seda mängitakse mingi eraldi stseenid ja mingid siuksed tegevused, on ju, aga jah, et see on nagu tore, huvitav mängida, seda nagu, ja sa saad seda mingit katse-eksitus, saad seda nagu testinfot ka, aga kui sul on vaja lihtsalt testida, et kas nagu kuradi see mingi üksus peaks liikuma 6 või 5 ruutu, on ju, et siis nagu teed seda oma, et mingi kuradi ruudutad seal nagu mingi heksagrammi peal nagu. Meil hakkab aeg täis tiksuma. Kas teil on midagi lõpetuseks küsida? Mind ennast huvitab, kus sa nagu, mis mänge sa veel mängid, kus sa inspiratsiooni oled võtnud, on ju? A la lauamängud Catan või midagi säärest? Tabletop role-playingitest kõige suurem kindlasti on Kurps, on ju, selles mõttes, et kõik see nagu point by, kõik see nagu stuff, on ju. Siis mingid strateegiamängudest, siis nagu arvutimängude strateegiamängud on nagu loomulikult on mingis mõttes nagu inspiratsiooniks. Aga ma nagu, kuidas ma ütlen, nagu mingite osade nagu selles domeeni osas on nagu, on näiteks Crusader Kings olnud inspiratsiooniks, on ju, et ma arvan, et seal on mingid asju, mis on nähtavalt, on ju. Mis veel? Protsess on pikk olnud. Kui ma nagu, kindlasti lõpuks vaata mingi 100 asja mõjutanud, on ju. Et aga nagu niimoodi meelde tuletada, et kus sa nagu, vaata, sa ütlesid, et tundsin ära, on ju, et kus saaks nagu niimoodi öelda, on ju, et siis Kurps ja Pathfinder näiteks ka kindlasti, on ju, et just see nagu see, et numbrid suuremad, on ju, mingid paljud nagu, paljud need mingid võimed on ka see mingi klass natuke nagu lahti võetud, et või üldse nagu see idee on ju, et on nagu mingid siuksed combat style'id, on ju, mis nagu ei ole justkui nagu reeglitesse kirjutatud, aga need on nagu tunnetatavad seal, on ju, et arhetüüpidest tulevad väga selgelt välja, et see Shinobi on see 2 relvaga võitleja, on ju, ja see samurai on 2 käe võitleja ja Azure Warrior on ka 2 käe, 1 käe, pooleteise umbes, on ju, et ja nii edasi, on ju,
mingid arhetüübid, mis seal praegu baasraamatus ei ole, on ju, et seal on ka, et kes on jälle nagu mingi laskja ja rohkem ja kes on siis, kes on tulirelvade raskja, kes on vibude raskja, et need on väga erinevad stiilid, on ju, et tulirelvad on nagu lihtsamad ja suurem damage, on ju, aga vibud on see, et sa saad hästi palju igasuguseid skill'e ja asju sinna juurde osta ja ehitada mingisuguse lasen 3 korda action'i jooksul hästi suurte mingisuguste boonustega ja igasuguste asjadega ja teen mingid imetrikke, on ju, mis tulirelvaga on tulistada kõik, on ju. Teil ja minul tuli kohe mõte, kui ma seda reeglit lugesin, seal baasreeglites on see nii-öelda kõige rohkem zoomed in kiht on ju individuaalkombat, kus üks turn on ju mõned sekundid või nagu DND-s on 6 sekundit ja siis see kõige välisem kiht, see domeeni kiht on ju kõige rohkem zoomed out, üks turn on 3 kuud on ju, siin kohe, et see nende nii-öelda kampaanias sidumine võib mõnikord trikki ka olla, sest näiteks ma mõtlen, et kui mina mängin tegelast, kes on, ütleme, 20 000 inimese valitseja on ju, et siis ma näiteks, et ma ei lähe on ju üksinda või 2 sõbraga võsa vahele katanaga, ma võtan 20 või 50 või 100 või 1000 sõdurid kaasa on ju ja et kas siis üldse, et võib juhtuda, et kampaania jõuab sinna, et individuaalse võitluse reeglid nagu üldse kaovad ära, et põhiliselt ongi massivõitlus ja sest et isegi tegelikult mitte võitlusega, vaid seiklusega, et on ju, et kui juba oled nagu mängid 20 000 inimese valitsejat, siis nagu, et miks sa lähed 2 ministriga koos dungeon crawlima, kui sa võitsid 100 inimesega, aga siis on juba nagu teine mäng, sest et siis enam nagu individuaalselt, et palju sinu personaalne liikumiskiirus on loeb vähem ja loeb nagu mingi grupi statistikat, et ma saan aru, et see on täisreeglites on kõik need nii-öelda vahepealsed zoom'i levelid ka, et saadki olla et mängida, et oled binokliga kindral mäe peal ja juhid üksesed on ju. Aga et just mu nii-öelda küsimus on selle koha pealt, et kuidas nagu seda nii-öelda mõõk käes iga sekund loeb seikleja kihti ja mul on mitukümmend 000 inimest nagu kampaaniasse ühendada niiviisi, et loogiline oleks. Seal on nagu 2 varianti. Jah, loomulikult on ju mingi hetk, kui sul on juba nagu suur riik, on ju, siis sa ei lähe igat bandiiti nagu ise nagu jaatima ja tegelikult ka tegelikult juba selle teie väikse näiteriigi juhul, kui teie oleks pidanud midama igat bandiiti ise jaatima, teil lihtsalt juhtus siuke õnnetu encounter on ju, tegelikult kui oleks teil mingi muud bandiidi encounter, te oleksite tõenäoliselt öelnud, et meil on samuraid on ju, kes seda lahendavad ja see ongi see, loomulikult lahendavad selliseid asju samuraid on ju. Ehk siis kuidas see juhtub, et üldse nagu sellises olukorras nagu sattuda nagu iseenesest mingisuguse siukse olukorra otsa, üks ongi, et juhuslikult satud sellise olukorra. Teine võimalus on see, et aga kui sinu paleesse lossi ikkagi tulevad salamõrvarid, siis on ju, ja saavad sinust kõikidest kaitsesüsteemidest läbi, on ju, siis nüüd oled ikkagi sina versus nemad, on ju, või teie versus nemad, on ju, see situatsioon, on ju. Ja teine, kui see on see üks asi, on ju, et võib juhtuda, et juutakse sinu lihtsalt nii-öelda välja, on ju, siis teine pool on see, et nüüd, kui sinu karakter kasvab, siis sa nagu kogu aeg saad XP, kogu aeg tõstad ja kõik asju arendad, on ju, siis NPC-d on standardsed sakes. Et sinu samurai on see alati see 60 punktiga ehitatud samurai, sinu eliitsamurai on alati see 80 punktiga ehitatud samurai. Ja nüüd kui selleks ohuks, adventure'id saab ka muide palgata, selleks on ka teid reeglid olemas, adventure'id võivad teid üle lasta, on ju, või otsustada, et riigi juhte tuleb maha hakata võtma, nemad on väga palju rohkemate punktidega ehitatud, näiteks 500 punktiga ehitatud adventure'id. Ja siis me sealt nende poolt me jõuame selle esimese juurde, kui need 500 punktilised adventure'id tahavad nagu tulla kallale, siis nad tulevad nendest kaitsesamuraidest läbi ja ikka tuleb ennast ise kaitsta. Aga teine pool on see, et oht ongi suurem ja sul ei ole nagu, et see nüüd ongi see lohepesa on loodud, on ju, sinu riigi metsadesse, on ju, ja keegi peab nagu päriselt nagu olema piisavalt võimekas, et neid jahtida, on ju, aga see sinu see nagu samurai bürokraadid tegelikult,
jaa, nad moodustavad ideaalse sõjaväeüksuse ja võib-olla neid kuidagi isegi saab kasutada, no lohe puhul isegi saaks, on ju, aga ütleme, et see mingi muu joht seal ei ole, ütleme, et ta mingi teispoolsusest tulenev oht, on ju. Mingisugune võimas teispoolsuse olend, on ju. Mingisugune ooni mütleb su metsades ringi, on ju. Ja mingisugune maagiat oskab ooni, kes vahetab nagu, läheb teispoolsusesse igasuguste suvaliste samuraide eest, on ju. Et ta vajab lihtsalt et valitsejad oma kõrgete statidega tuleksid nüüd välja ja aitaksid nagu riigi hädast välja, sellepärast et samuraid ei saa hakkama ise. Sul võib olla 1000 sõdurit, aga päeva lõpuks see DMD keele eest level 40 kuningas peab oma katana ise haarama ja minema. Jah, põhimõtteliselt on ju, et su NPC-d jah, et nad ei, nagu öeldud, et on need adventure'id, sa saad palgata adventure'id, sa oled valitseja palkabki neid adventure'id, aga neid on ohtlik palgata, sellepärast, et nad on ehitatud, selle süsteem on ehitatud niimoodi, et nad käituvad nagu nii-öelda PC adventure'id, kogu aeg on võimalus, nad lasevad süle ja võimalus, et nad astuvad sinu vastu, sellepärast, et nad leiavad, et sa oled türann või midagi sellist, on ju. Päris lahe. Okei. Mul on väga lihtne küsimus, hästi lihtne küsimus, väga lihtne asi. Mis su nimi on? Kuidas sa selle said? Kas uks oli lahti või? Kus ma olen? No kui mina ei kaamlik. Ei, mis on see sakefeatuur, mille üle saad kõige uhkem? Ahah. Nüüd lihtne ju. Ei ole. Sülita välja lihtsalt. Ja. See, mille üle on kõige uhkem. Jah. Ma arvan, et see saab nagu selline, küsisid nagu siukse nagu hästi lihtsa küsimuse ja siis ma vastan nagu veits natukene nagu veits nagu lihtsalt on ju või natukene laialivalguvalt, sorry on ju, aga ma arvan, et just see, et need paljud asjad, need süsteemid jooksevad omavahel hästi kokku. Okay. Et Martin, ma seletaks, et kohutav see kataloog funktsioone, seal poleks mängu. Okei. Cool. Noh, seda me saime isegi ju kogeda, et need protsentveeritused ja siis me domeeni ajal tegeleme, sealt on enda tagajärjed, et noh, tagajärjed just olite. Ma toon selle näite, sest et praegu see Fallout seeria on väljas, aga näiteks Fallout 4 videomängus ongi see, et kuidas sul on see ehitamise pool on täiesti eraldi sellest päris mängust, et 2 erinevat maailma, kus siis siin nagu tõesti hästi oluline on ka, et ütleme, siukene suure suumi mäng on ja kus kuningas, et ehitame siia maja, siia hakkame laagris sõdureid treenima, et see tekitaks ka rollimängu võimalusi, et see oleks ainult, et nüüd mängime strateegia lauamängu ja liigutame nuppe, vaid et see kõik nagu tõmbaks erinevaid tseene käima ja tseenid omakorda mõjutaks riigi numbreid ja siis need tõmbaks uusi tseene käima ja et nii-öelda ka need ministrid tekiksid karaktereid, mitte ainult nupuliigutajad ja see kõik oli selles mängus. Ja no näiteks need samad NPC ministrid, kes te seal palkasid, on ju, et nad on üks fraktsioon neil on ju, et nad ei tulnud nagu, see fraktsioon ei tulnud kuskilt viskast esile, sest nii vähe jõudsi, aga see nende fraktsioon võib esile tulla, nendel on, nad on inimesed, neil on oma arvamus, nad võivad tahta rohkem palka saada, kuigi te niigi juba maksite neile liiga palju, nad tahavad võib-olla maad saada juurde, on ju, ja nii edasi. Aga selles mõttes cool, mul väga nagu, ma ei tea, kas kõige mänginud, aga King's Dilemma lauamäng kangastus väga palju sealt küljest, sest seal on ka mängijad ei ole mitte kanglased, vaid nõunikud. Ja otsustavad ja maailm muutub tagajärjed. Et asi, mis liiga mitmest D&D või muust lauamängust jääb puudu, on tagajärjed. Siin mängus tundub, et tagajärg on üks võtmesõnadest. Et see, et me kellegi kokku hoidsime või kuskil pargi ehitasime, me lasime majanduslikult põhja, seal on tagajärg ja see ongi tore. Vastal juhul ma jäängi neid parke ehitama. Ausalt see, et meil lühike mäng oli täna, siis kõik see jama, mis me kokku keerasime, jõudnud veel riigiga tagasi tulla. Absoluutselt. Aga ilmselt oleks tulnud. Juba nagu see õrnhõng oli õhus, et midagi on tulemas teise ringiga, nii et see oli väga hea. Nüüd millal full asi välja tuleb, kus seda leiab? Tõenäoliselt Descriptionist leiab ka. Descriptionist leiab jah, et praegu on Kickstarter, tulge, pange käsi jalg alla on ju ja kaua see kestab või kas ta lõpeb nüüd mai keskel?
okei. mai keskel lõpeb Kickstarter on ju. Ja siis... Ja kui keegi vaatab seda kaugust tulevikus, ma eeldan mingi backer kit või mis aastad kes... Jaa, siis siis sealt edasi on ju. Et ikkagi vaadata Kickstarterisse sealt ju siis edasi, kuskil läbib. Ja siis tuleb päris raamat ja päris suke... Et see peaks tulema välja kuskil sügisel. Süke plaan on. Okei. Cool. Kuule, aga suured tänud mängu eest. Aitäh kutsumast. Ja muidugi rääkimast, et ma naudin tegelikult sukest nii-öelda võõrsüsteemide mängimist, et mis on väljaspoolt nagu seda mugavustsooni, sest ma ei pruugi hakata nüüd mis iganes Jaapani stiilis mängu tegema, aga see on nii palju väikseid elemente, mis tegelikult on nii head, et nagu ongi, et nagu võta see, seda praegu ei võtan selle, mis iganes lahingumehaanikad ja muud, et kas tahad või taha. Just on nii tore kui Lego mäng. Nii et jah, aitüma tegemas kõvast tööd ja... Selle kohta ma isegi veel tegelikult, just see vaata, kui sina küsisid vist on ju, et kuidas, kas selle domeenisüsteem on näiteks kuidagi D&D külge ka lisada, et ma ütlen, ma ise ei mängi D&D, aga tegelikult ma oleks väga huvitatud küll, kui keegi võtaks selle ja lisaks selle näiteks D&D või Pathfinderi mängu külge ja kirjutaks mingit tagasidet ja helistaks, kas ma annaks tagasidet mingit, et kuidas ta töötab, et mind täitsa huvitaks see küll nagu kuulda. No mingi konversioon luua põhimõtteliselt, ega see liiga raske ei ole ju. Tehk ära. Kaustaja kaardist. Teine asi, mis ma olen vaadanud ja on nagu nii-öelda indie-mängudes skeenes üpris populaarne on nagu, et kui mingi asi saab valmis, siis tehakse reskin, et põhimõtteliselt näiteks sama mehaanika, aga ütleme Sake kosmosepiraatidega, siis see on järgmine toode. Ja siis näiteks, et sama põhjal saab näiteks teha nagu uue toote, mis on nagu näiteks Sake, aga ma ei tea... Mingi teine ajastu näiteks on ju, Sake aga pronksi aega on ju. Tulevikus Cyberpunk, fake või Fake. Wow. Ma hästi palju olen kohanud seda, et reliisitakse näiteks mingi fantasy mäng ja siis on, et nüüd tegime samale mootorile sci-fi mängu või vastu. On, see on täiesti väga tavaline, jah. Jaa, aga sina kodus või mujal, ma ei tea, kus asud. Kes teab. Ehita Sake põhjal kosmosemäng. Jaa, see oli see, kuhu see lause läks. Raineri telefoninumber suurelt, helistage talle lihtsalt. Tagasiside. Raineri telefon hakkab numbriga 5. Pluss on ka ees. 5+5, 10 juba. Aga aitäh liitumast, meil ilmselt juttu jätkub praegu, aga me laseme sinu koju. Ma võib minna, me ei lähe. Me ei lähe. Olgu aga, tšau. Tšau.